Ei ole ka enam kaugel kooli lõpetamised, et mida soovitate kanda kooli lõpetajatel? Kooli lõpetajad on ka tegelikult väga erinev, eks ole, et oleneb, et kellel mis koolis, kuidas kombeks on, et mõni on väga kuidagi üles löödud ja väga piduliku kleidiga ja teised on natukese tavalisemad. Aga ma arvan, et ongi, et kuidagi nagu see tasakaal leida, et ei oleks kuidagi nagu liiga väljakutsuv ja liiga tavaline ja tagasihoidlik ka, et võib-olla see ongi see kõige raskem asi, mida ära lahendada. Et kleidid on ju jumala eest kõik ilusad. Ja kas on pakkuda mõni tore nipp ka noormeestele riietavalikus just kooli lõpetamise puhul? Noormeestele tore nipp? No, eks see meeste mood ongi enamasti käib selle ümber, et kuidas ülikond istub. Et võib-olla ongi see, et vaadata seda, et see olekski nagu väga hästi istuv ülikond. Ja kas soovitate neile ka veidi värvi? No ei, no miks mitte muidugi, et noored inimesed roosas ülikonnas loomulikult. Soovitan panna ikka eelkõige seda, mis meeldib loomulikult. Et kindlasti nagu olla nagu fantaasiarikas. Et just nimelt otsida seda, mis meeldib ja julgeda seda kanda. Ja kuidas peate oluliseks, et kas õlad peaksid olema kaetud või seeliku pikkus mõõdetud? No, sündsuse piires ikka, aga selles mõttes, et ma arvan, et nii noorel inimesel võib-olla väga karmilt jälgida mingisuguseid ettekirjutusi ei ole isegi nagu ei ole vajalik. Et ikka naturaalsed materjalid on muidugi see, mis on nagu kindlasti on see nagu eriti trend nagu just praegu. Ikka sama asi, et tegelikult värvi. Et must kleit võib-olla on nagu selline asi, mis jõuab veel elu jooksul väga palju kanda, aga et selline mõnus, kerge, nooruslik lõpukleit, et see jääb eluks ajaks nagu meelde. Põhimõtteliselt ma arvan, et sellised nagu kerged, värsked, mulle isest meeldivad sellised tugevad värvilaigud, et ei pea nagu olema niivõrd nagu pudi-padi või mingid väikseid väga palju, aga selline jõulised, mõnusad, värsked laigud on kõige parem. Või üks väga mõnus lahendus kindlasti. Mannequin, oh.